tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No positiivsed sõnumid tulevad teile, kui te võtate kokku oma julguse, oma jõu ja astute välja sellest olukorrast, kus te täna olete. Siin kõige esimene kaart on jõud, julgus. Siin on tüdruk lõviga, et tal on see julgus, tal on see jõud selle lõvi seal silitada ja lõvi niimoodi nurrub seal tema käes. Edasi on kitsikuse kaart. See müntide 5 on minu jaoks tähendanud alati vaesust, aga see ei pruugi tähendada materiaalset vaesust, see võib tähendada hingelist vaesust, see võib tähendada kitsikust, see võib tähendada midagi, et midagi on puudu. Teil oleks nagu vaja võtta kokku julgus, jõud, iseenda viimane jõud astuda sellest olukorrast välja, teha esimene samm, sest narr seal näitab uut algust ja täht räägib lootusest, tervenemisest. Ta räägib sisemisest jõust, täht räägib unistuste täitumisest, soovide täitumisest, sellistest salajaste. Et kui te astute selle sammu, võtate kokku oma julguse ja jõu, astute selle esimese sammu, siis edasi hakkavad asjad iseenesest liikuma. Et täht aitab kõigele ära paraneda, kõigest üle saada. Temas on see lootus, temas on see usk, temas on see sisemine jõud, millega edasi liikuda. Sest edasised kaardid näitavad mulle siin valikut. Siin all on vikerkaarega kaart. Vikerkaarega kaart, see sõnum on väga lihtne ja selge. See kaart ütleb nii, et armastus on kõik, mida teie elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Et selle kaardi peal on õnnelikud lapsed, ema, isa, vikerkaar taeval, seal on nende kodu, seal on nendel viljakandvad põllud, väike veekogu, kõik on täielik idüll. Edasi tuleb siin mõõkade 2, mõõkade 2 tähendab valikut ja kuna see viimane kaart on müntide baas, siis baasid alati toovad uudiseid ja see baas toob teile ka kuidagi tööga seotud uudise, raha teenimisega seotud uudise. Ma ei tea, kas teil tuleb valida selle tööle minemise ja pere eest hoolitsemise vahel, tuleb teil 2 töökoha vahel valida, tuleb teil võib-olla hoopis 2 elukoha vahel valida, et enda unistusi täide viia ja et te saaksite tervenema hakata sellest kitsikusest, mis teil siin on, siis tuleb teil teha valik. Aga ma loodan küll, et oma sisemast te teate, mis see valik on, mille vahel te peate valima ja mis on need otsused. Et jah, ma ei oska rohkem midagi öelda. Ma tean, et narr on uus algus, julgus, täht on tervenemine. No vikerkaare kaart on üleüldse väga hea kaart, see räägib puhtast armastusest, perekonna toetusest, sellisest tingimusteta armastusest, kus kõik nagu tõesti toetavadki üksteist. Et see ongi selline idülliline perekond, idüllilised sugulased, idüllilised lähedased, kõik on nagu väga selline ilus ja hea. Aga teil tulebki valida ja see baas toob teile mingid uudised. Et see viimane kaart on müntide baas ja kuna ta on müntide baas, siis ta toob kuidagi müntidega, rahaga, teenistusega seotud uudised. Et ma loodan, et ta toob teile head uudised ja ma loodan ka seda, et teie teete õiged otsused. Julguse võtate kokku, astute selle esimese sammu, et teie elu saaks minna paremaks. Kus iganes kitsikuses te praegu olete, siis te teadke seda, et universum on otsustanud teid sealt välja aidata. Ja mina soovin teile ka, astuge välja sellest. Kui see teid ei toida, kui see teile ei sobi, astuge välja sellest. Pole vaja kannatada. Tulge sealt välja ja elu läheb edasi.
Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.